Eesti Vabariigi kodanike komiteede areng jõudis 11. novembril uude järku. Kodanike komiteed olid selleks ajaks registreerinud 330 000 inimest. Nüüd valime me Eesti Vabariigi kodanike peakomitee selleks, et taastada Eesti Vabariigis selle riigi seaduslik võim. Ja seda me kavatseme teha Eesti Kongressi kaudu. Eesti Vabariigi kodanike peakomitee hakkab ette valmistama Eesti Kongressi valimisi ja kutsub Eesti Kongressi kokku. Nii, väga lihtne. Trepist üles, vasakule, teine korrus. Vaatame. Nii, siin oli Eesti Vabariigi kodanike peakomitee kantseleiruum novembrist 89 kuni aprillini 1990. Ja töö kestis hilja ööseni. Ei olnud harva, kui ma lahkusin kella 2 või 3 ajal siit. 4 uks umbes ja ongi 4. Ohoo. No nii, seda ruumi ma küll ära ei tunneks. Mööbel on teistmoodi paigutatud ja mulle tundus mälestuses, et ruum on sinnapoole sügavam. Kõik on absoluutselt teine. Ruumi oli tohutult vähe, rahvast oli ruum kogu aeg täis. Inimesed, kes siin iga päev kas töötasid või käisid abiks ja väga palju oma aega panustasid, olid väga lahedad inimesed kõigepealt. Ma 2,5 aastat peaaegu töötasin niimoodi, et ema sai mul pensioni ja käis tööl ja saatis pool raha mulle ja ma olin täis ajaga, ajasin nii RSP asju kui Eesti Kongressi asju. Minu maja valvasid kaitseliitlas, kui ma kodus olin, siis ma valvasid ja kui ma kodus ei olnud, siis ka, et keegi ei murraks sinna sisse mingit asju ära ei võtaks, kui minuga oleks midagi juhtunud ja kardeti, et KGB lihtsalt tungitakse kallale, eks ju. Kas just maha lüüakse, aga et siis oleks väga suur osa informatsiooni kaduma läinud, sest kõik ei olnud ju võimalik üles kirjutada. Ja see pidevalt muutus ja mind hoiti nagu silmad ära. Siin ei ole. Mida te loodate nendelt valimistelt? Loodan seda, et andke mul varandus tagasi, kui Eesti värk uuest tagasi tuleb. Ja ootan iga päev, et peaks see kuradi vanka värk kaduma siit Eesti maa pealt. Kõik, kes pärast on kirjeldanud seda emotsiooni Eesti Kongressilt, kõikidel oli meeleolu oli üle. Ja muidugi ma hakkasin nuttama, kui hümni lauldi. Mulle toodi lilled ka, üks Ruhnu komitee liige hüppas lavale ja tõi mulle lilled. Mul olid lilled käes. Mul tuleb praegu ka pisar silma, kui ma selle peale mõtlen. Kallid sõbrad, meie rahvusliku ühisorganismi sees tiksub vabaduse kell jätkuvalt oma riiklusaega. Ja et me oleme lähenemas hetkele, mil vabaduse täistund taas välja kuulutatakse. Muidugi väga paljud ilmselt lootsid, et Eesti Kongress tuleb kokku ja kuulutab Eesti Vabariigi välja või kuulutab Eesti Vabariigi taastatuks ja selline eelnõu ka oli, aga seda me ei teinud sellepärast, et see oleks olnud mõttetu niimoodi deklareerida, et me oleme Eesti Vabariigi taastanud. Et me saime aru, et see on pikk tee ja Eesti Kongressi kokku kutsumine on selle tee nagu üks algus. Ja see, et ma hirvevarki sattusin, see ei olnud ka esimest korda elus, et põrandaaluse liikumisega ma olin juba ülikooli ajal juba 75. aastal nii-öelda käevalgeks saanud, kui ma käisin ühel dissidentide
kohtuprotsessil. Nii et alates sisuliselt aastast 75 oligi üks seesama asi kogu aeg ainult põhiline mul elus.